siin on arengu kohta, aga põhiliselt see on väga, see on ka paarilisele tuntav. Aga see on nagu see, mida ma olen ise nende erinevate paariliste stantsitest, ma ei oska nii hästi näha ja kuidas see tajud, et tegelikult see kehatunnetus, kuivõrd erinev see on ja kui erinevalt see inimene tajub, mis võib Sille puhul olla, et kuna ta tunneb ennast kindlamini ja ta on nagu enesekindlam, siis teda on nagu võib-olla raske, mõnusega ta teab nii hästi, mis ta tahab teha. Et noh, sa oled nagu raske selles, ma ei tea, ma oletan, et sageli võib olla see, kui kaks paarilist tunnevad, et nad mõlemad nagu jagavad seda matsu nii hästi, aga nad jagavad erinevat. Siis läheb see kohe raske, nagu teatud võimuvõitlus just nimelt, et ei ole ühtegi järgimine ja jagatud. Aga Heiki, kas sina oled olnud mõistuda? Olen küll muid olnud, kes kui ma olen, ma arvan, et ei jõudnud välja. See kui ma lihtsalt nagu kui ma ütlesin. Ega see ei ole ju tervine selles mõttes, et vaata, eriti kui sa ei ole väga kindel ikkagi, siis sa nagu võtad, aga kui ma nüüd nagu tean seda asja, siis nagu seda suunata õigesti. Ja eriti nagu ma räägin, et siin hakkab see mängida, et ilmselt tajuvad seda tõusutama hästi erinevalt, siis sa lähed ja kui palju nüüd see inimene läheb selle oma kehatunnetusliku rütmiga. Ja kui need rütmid langevad kokku, siis minu hakkas on kergem, aga niipea kui see on kergem, siis mina ei usu väga. Tahtsin lisada kaks väga head paarisööle, kui nad ei ole enne tantsinud või neil midagi ei klapi, siis see kokku ei tähenda väga head paarisöölemist. Vahel piisab sellest ühest heast paarisöölest natuke viletsamast või sellest, kes oskab järgi tulla selleks, et asi õnnestub. No see on see, mis mina ütlen, et kui on inimene, kes on harjunud usaldama oma partneri kehaga, ma ei räägi, see ei ole mõistuse asi, see on kehaga, kui sa oled nagu usaldad seda, sa tajud, et su partner on kindel ja sa usaldad teda, siis on kergem. Aga niipea, kui ma räägin, et sa ei usalda teda kehalises mõttes, siis hakkab kohe see vastu töötamine. Ja samas saame nagu järgmised kaks väga-väga head pöörlejat või mis iganes kokku ja kokku tuleb unemine. Ma selle paaris pöördumise kohta ühe asja tooks välja, kui ma mida tantsin, mis olen tajunud, ma olen otsesõtselt, aga just nagu tantsin. Tegelikult see paaris pöördumise, seal on palju osa osapooli, mina ja partner, seal on ruum ja kõik on kinnitud selles ruumis, siis terve kolmas dimensioon. Ma mõtlen, et võib-olla need vastused ja inimesed kogevad selle paari pöördumise tunde kättesaamisel ongi sellest tulenevad, et võib-olla neil ei ole seda kogemust, seda ruumi kogemust, mis on täielikult selle ühise liikumisega. Et mida ma olen kogenud, kus on suhted Eestiga, näiteks Poolas või Sabamas, kus on meie lihtsalt suhtes. Et seal tekib mingisugune täiesti teine dünaamika, et kui nagu öelda, kas see väline vastupidi, kas tegelikult väline vastupidi, kas see paaris võib öelda, on hoopis rohkem kahtmata tunne, mis on selline tunne, et kõik sõltub minust või partnerist, kelle mõnes mõttes on toetamata. Et aga kui just paaris pöördumise tunnetus õppimisele koha pealt nagu liikuda suures ruumis, kus on palju inimesi, kelle kõik nagu erinevad väiksed mikroliikumised, siis see suur ühine tunnetus, siis on tunne ka palju teadlikum ja palju kiiremini saab kätte selle ühise keelu. Võib-olla see on ka võti, et kui tuua palju inimesi kõik kokku, kellel saaks ehitada see ühisliikumisega, siis saaks võib-olla kergem ühise töötada. Sinu viimase jääliikutuse põhjal ma küsin minu kogemuses on sabatantsu Eestis toimuva ja mis tahes Poola festivali, kus kahel käinud, kahjuks ei ole, vahel suur erinevus see, et sabatantsu ja Eesti tänapäeva kontekstis meil toimub see suur koomööda-distinktsioon, mida Poola festivalid ei ole. Ja see muudab väga palju seda liikumise iseloomutuseks, et kas sinu kogemus on samasugune? Oled sa ühesõnaga mujal näinud või Poolas näinud sellist Mõnes mõttes olen küll, sest kõik nad võib-olla liiguvad läbi selle, kui Eesti üli peal, siis ikkagi see tunnetus on üline. Et selles mõttes see liikumise suund ei määra seda, et seda tunnetust oleks üldse. Aga kuidas see teine asi, ma rääksin lihtsalt ruumigas. Ei pöördumisega seoses käib näiteks, ma ei tea, kas vastuolulisus või kuidas see teie ise arvate, et ootused ja soorollid, et on kindel, et naised tantsivad rohkem ja naiste tantsuoskus on tihti parem. Et mäletan nii hästi
koorab või ootus, et peaks arenema selleks tahtsus nii kiiresti tüdrukutes isegi ettepoole, kes võib-olla on siiski viinud. Ma ei meeldi, et soodused minu meelest see skaala on ikkagi kõigiti esitatud Eestis, et üks variant on ka neid, kes väga tugevalt tahavad siin juhtida ja nii edasi, et see ongi partneri isikupära küsimus niimoodi ja oleme ka näinud ju seda, kuidas Abalansuuri kuskil juba hakatakse vaikselt nii pendeldama seda juhirolli edasi-tagasi, korraga juhtimisel, mis iganes, vahepeal on ka meest juhtida, korraks võib-olla siin võtta ära vahetada, milleks seda ei hakka tekkima, et see on probleem. Olnud näiteks selle aasta probleem on tüdruk tunnis, kes ei ole suutelised andma poisile võimalust ennast juhtida. Et nad on nii kange hoiakuga ja nii täpselt teavad, kas asi on, et kirivad seda poissi niimoodi paika, et nad lihtsalt ei lasegi kätt vabaks. Ja mul on gümnaasiumi tüdrukutest mitmed lihtsalt ei ole valmis usaldama meest. Ja võt see on juba siuke mentaalne. Ma räägin, et see on usaldus. Väga palju on toonud just sellist usalduse küsimust, aga ka oskuse küsimust ka. Et kui see traditsioon on olnud nii palju, et mees juhib ja naine järgi, siis et leida neid võimalusi mõlemad jagada. Seda kellega nimest hästi tugevalt see, et nad arvavad, et see mees on vist kõik nantse. Et nad ei usalda seda. Jaa, seda ei usalda. Mina tahaksin siin vastu vaielda selles mõttes, et mitte vastu vaielda, et need olukorrad on olemas. Aga mul endal oli suhteliselt hiljuti ja ma nime ei ütle, aga ühesõnaga üks meesterahvas, kes tantsib suhteliselt palju, ta käib tantsimas. Ühesõnaga ta nagu sõbralikult, aga niimoodi pahandas, et ma ei usalda, eks ole, et teda, aga no ma ei saa usaldada, ma tean, millega see ütleb. Ta lihtsalt ei uska. Ta ei oska ise ruumis liikuda, ta ei oska mind juhtida, ta võtkab teistega kokku. Ja selles mõttes, et ma olen nähtud, et ma ei ole mingi tantsuõpetaja, mul on selles mõttes silma, ma suudan eristada ja see inimene ta tõesti ei ole võimeline juhtima teist. Ja see oli nii keeruline olukord, sest ma jõudselt püüdsin, see oli täielikult peesklus, sest ma jõudselt püüdsin, et ma siis ei juhi, et ma siis tulen täpselt kaasa, aga nii ka pooleteise meetri tagant oli kohe mingisugune õnnetus juhtumas ja ma ikkagi nagu pidin selle olukorda. Ühesõnaga, et on minu meelest ka seda, Kogu skaala. jaa, just nimelt, et on ka seda, et tõesti mehed, et nad võib-olla see surve, et ta peab juhtima ja siis on tal juba teatud enesekindlus, et ta ka nõuab naiselt, et sa pead laskma mul juhtida, aga ta tegelikult ei ole selles võimeline. Ma ausalt öeldes rääkisin isegi nagu lavalduse kontekstis ja see, et ka mina olen sedasama tüdrukut siis tantsime, et aga minuga, kes mul peaks olema kogenud juht, ei lase korraks teil lubadust juhtida, et see on nagu ilmselgelt see on tehniline. Et kui ma nagu lavatantsus, kus mõlemad õpivad koreograafia selgeks, mitte kunagi ei lase vabaks selles pigem sisemise enesekindluse küsimus. Kui sa oled väga enesekindel, siis sa julged lasta. Sest sa tead, et sa suudad iga keerulisel olukorral ikkagi lahendada, aga kui sa oled väga ebakindel ja see puudutab üldse tantsuoskust, siis sa oled nagu krambis ja sa oled nii krambis ja siis sa kipud sellesse raami jääma. Aga seda keegi on öelnud sina, keegi ütles, et see, kuidas sa saad, see, kes õpib tundma oma partnerit, siis see tantsus ütleb, et sa oled temaga pärast seda tantsi. See on see, et Marta Gray on kuulus movement never lies, et liikumine
kontekst ja kompetents, et ma küsiks niimoodi, et kas see on ainult siin meie siin saalis istujate mingisugune niši teema või see vääriks ka laiemat teadvustamist, laiemat rääkimist. Võib-olla Heili, sina, kes sa iga päev ei ole selle rahva- ja välimustantsu sees, küll aga tantsu mõtestamise ja analüüsimisega tegeleda. Kindlasti ja ma mõtlen, et nagu seda siin mõtlema, et erinevad tasandil on, aga nii nagu mulle mõtlesid väga Ameerika kolleegid, ega meie koolis ei õpeta matemaatikat sellepärast, et kõigis peaks matemaatikud tulema või keemiat sellepärast, et kõik peaksid keemikuid saama, aga see õpetab teatud viisi mõtlemist. Ja selles mõttes on igasuguste tantsude õppimine nagu kasulik lastele, ega neist ei peagi tantsijad saama, aga nad õpivad teatud oskusi, mida läheb elus vaja igapäevaselt. Seesama rääkisid kehatunnetuspartnerid. Seda on meil elus, et me ei õpi seda kusagil mujal. Ja see Kristi ütlesid väga ilusti tegelikult, pärimustantsus on nii palju asju, mis nagu aitaks teha. See nagu eeldab, et õpetajad ei ole seda teadnud, et sa oskad nagu juhtida tähelepanu, mõnikord ei tilgutada seda teavet, et see jääks ainult siia tantsutundi, vaid võtate selle teave ellu kaasa. Väljaspoole seda konteksti, et sa tõepoolest bussis trügides või kuidagi seal, sa tajud äkki, kuidas sa saad minna nii kaasa või mitte kaasa, kus sa saad vastu panna, kus sa saad mitte minna kaasa. Ja see on niivõrd palju selliseid situatsioone, kus me saame seda informatsiooni kehaliselt, seesama kas või kui see rühm, kes seal õpivad samas festivalis ja teevad koos, sest see on ilmselt see kehaline häälestatus, mida me üldse siia ei sea tunneta, aga me läheme nagu koos ja teeme. Ja see on niisugune asi, mida on hea, kui sa teadvustad, sest teinekord võib olla see, et ma kehaliselt ei lähe kaasa ja ma ei tahagi minna kaasa, tõmban eemale, ma ei taha selles voorus kinni jõuda. Martin, sa arvad, sa mõtled just, et kui sa õpetad nii välimustantsu ja seda erinevates situatsioonides. Ma saan aru, et pärimustantsu õpetab vähe ja võib-olla see ei olegi see pedagoogiline küsimus, et kui palju see peab õpetama. See, mida ma hästi palju kasutan, siis inglise keeles, kus see eesti keeles teadlik keha. See kehale ülekandumine, et sellise partnerite vahetuse käigus saad siis kogenud partner saab anda algajamale partnerile. Paljudele tantsijatele see üldse meeldib. Aga ma arvan, et see kontekst ja kompetents minu jaoks kõige põletavamalt seostub nende aruteludega, mis on tekkinud võib-olla ka siis kultuurinõukogu kohtumistel või küsimustele, et kuidas esitada Eesti rahvatantsu või pärimustantsu ja mis kontekstides küsimusi. Et mis asi on see Eesti pärimustants või rahvatants, mis läheb kuskile välja. Et ma arvan, et seal ütlesin, et mingid konteksti teemad väga tugevalt tõstatusid ja ma arvan, et ei ole seda ära lahendanud, seda küsimust, absoluutselt mitte. Ja võib-olla see näitabki, et kui selline kontekst, seda ma proovisin võib-olla esitada ka, et hetkel tundub, et rahvatantsu ja
võib ju publikut ka harida, et öelda talle, et mis ajastu tants see on ja et see on autoritants. See vist ei ole turismiprogrammi eesmärk seal. Kuigi ma olen tõesti jõudnud, kas üks giid seda tegi. See üks giid küsis, et kuidas talle meeldis. On välja oma väliskonkursside käest, et kuidas talle meeldis. Ma ütlesin, jaa, väga huvitav. Ja siis ta ütles, et loomulikult see oli väga artistlik. Nagu, et see oli väga kunstiline lähenemine. Et see mingisugune noor giid oskas nagu siis kuidagi nagu viidata. Ma arvan, et see ongi üks sellise programmi lavastaja tööülesannetest, et anda kas või sellele tellijale soovitus, et anda see info edasi ja selle tellija vastutus, kas ta annab see info turistile. Aga selleks, et sa ei saa nagu panna oma lavastaja sisse ja tema peab kuskile edasi. Just, aga siin tuleb siis selle tellija kompetentsi küsimus. Jaa, tulebki, aga ma mõtlengi, et see on nüüd nii laiemalt kasutatud, me ei saa nüüd ära jätta sellist folkshow'd sellepärast, et turist saab valesti aru. Aga mina olen küll publikuna väga pikaajalist kogemust nendega suhtlemisel, siis nende hulgas on ka päris spetsialiste, erineva tasemel teadjaid, et meil on ikkagi vast õigus siis orienteeruda või intelligentsele vastavitele. samas ma olen publikuna väga rõõmus selle üle, kui mulle öeldakse, et see Aafrika grupp, kes mul seal laval peal tantsib, et ta ei tantsi päris Aafrika, ma ei tea, originaaltantsu. See on ikkagi koreograafia, kuigi ta teeb seda nii, minu jaoks, kes ma ei ole Aafrika tantsu asjatundja, ta teeb seda väga folkloorses võtmes minu jaoks. Aga ikkagi on hea teada, kui mulle öeldakse, et see ei ole päris see. Aga see inimene, kes sulle ütleb, ta peab tulema selle peale, et see on sul oluline. Seal on see moment, eks ole, et see ongi, ütleme siis näiteks kas mingi reisibüroo, eks ole, see, kes seda programmi kokku paneb, et tal peab üldse nagu selline, see on tema kompetentsi küsimus, et tal üldse käib see mõte peast läbi, et ahaa, on olemas niimoodi ja niimoodi ja niimoodi, missugust ma tahan pakkuda, kas ja kuidas ma tahan seda kommenteerida. Aga see on juba tegelikult, kui me jõuaksime selleni, see oleks ülisuur samm, aga see nõuab juba tegelikult nagu väga ikkagi täiesti mingeid teadmisi. Sellega on ju tegelenud needsamad kultuurifestivalid, kellel on ka erineva tasandi seadusliseerimised, eks ju, asjad, et tõesti, kui me jõuab reisibüroodeni, siis oleks väga järgmine samm. Väga kaugele jõudnud siis mu meelest kõik niisugused arutelud, mis meil siin on ja sinu ettekande, kuidas tõesti tantsu liikumine, see on nii. Ma saan teha Rai Haare ja kõik Lauristini uurimused laulu- ja tantsupeost, et tegelikult ma näen vägagi siukest head teadlikku analüüsi ja arutelu, mis just meie ajas ja meie praegusele Eestile vajalik, et kahjuks varasemas Soomes mitte midagi niisugust ei tehta ja olukord on paljuski. Aga kas ma küsin või ma arvan, et ühesõnaga Soomes ei ole nii tugevalt seda siis nõukogude perioodil välja kujunenud lavaõhtatantsu kultuuri? See ei ole nõukogude, ma mitu korda mõelnud, et kui sul on see postkolonialistik, et aga mis Soomes selle tekitas, et meie pärimusants peaaegu kadus ära. No ütleme nii 15 aastat tagasi kadus. Et seal on ju erinevad suunad ja isegi nagu on siin igal ühel peab oma selts olema, et iga rajatakse. Ja kõrvuti oli need paralleelseid igasugused liidud. Aga ka koolitus. Et Oulus tehakse palju head, aga kui üks stiil saab nii määravaks, kui seal on selline väga lihtsustatud mõtlemine, midagi ütleks esimese vestuse peab kirjastada, et kui mis on saadetust erinevad, et selline, nüüd on nagu nii kõik teisiti, nüüd see on vaatamiseks, siis ei olegi nagu vahet, eriti mida me teeme. Ja see on tahtnud, jõudumööda kirjutatud alati tantsus on osaleja ja on pealtvaataja ja vähemalt meie Põhja-Euroopa kultuuris. Meie tseremooniatantsud, avavalssid, see on seesama valss, mis on meil ka sellises korras meeleavalduseks enda tantsitud valss või mis tantsus teised ka. Nii et see on kuidagi nii lihtsustatud. Iga tants on nii kellegi koreograafia, kõik see motoriseerumise protsess nii kõrvale jäänud, et sealt on
kes siis otsustas, kas see läheb või ei lähe, a la neiud aiamaal või kaevurid lähevad kaevandusse, siis oli heakskiit ja siis, kui mindi tegelikult kohale, siis tantsiti Kaerajaani. Tegelikult lisaks sellele oskusele, ütleme sellele, kas koloniseeritud või mitte, mõtlen on tegelikult ka see ajastus, et üks asi on see, et kui me moderniseerume näiteks, eks ole, et me ei taha enam mingi huvitada see traditsioon, me tahame olla uus, moodne, jätta selle, aga võib-olla midagi sealt võtame, et ta nagu jääb sinna, et ka see on olnud, ma toon lihtsalt näite teisest vallast, Rootsis ju osa, kas vanalinn näiteks heal juhul mõnikord tõsteti lihtsalt teise kohta, aga sellega me juba muudame selle vanalinna millekski muuks, mitte enam selleks elusaks osaks. Lammutati lihtsalt maha ja ehitati uued kõrged hooned maha, sest kes seda vanalast õigustantsu enam tahab, eks ole, et mõnikord on päästnud teatud vaesus, Tallinna puhul on päästnud see vaesus, et ta ei ole olnud kunagi nii rikas, et ta saaks lasta toodega üle ja ühitada täiesti uue linna, eks ole. Et saavad olnud mõnikord sellest tantsu oma selles väärtustamises. Mina lihtsalt näen balleti koha pealt, et me ikkagi oma koreograafi nagu ei hinda, et ikkagi toome välja kõik need maailmakuulsad nende loomingud sisse ja et me nagu ei näegi seda, et meie enda oma on tegelikult midagi väärt. See on siis suletud ühiskonna fenomen, et sul oli niisugune tunne, et väljaspool on kõik palju parem kui siin meie sees. Et see natuke nagu kestab edasi. See võib ka olla, aga see ei ole ainult Eestile omane, et seda on ka mujal. Nagu ikkagi see, et see nagu oma on nii enesestmõistetav sageli, et sa ei saa sellest enne aru, selle kas päriselt kaotab või hakkab kaotab. Et see nagu ohtus on meil olemas. Ma ei tea, enne ma nagu Valle Jäänaga rääkisin ka, et võib-olla see on ikkagi üldine globaliseerumisprotsess, üldine üldistumine. Ja kui me vaatame kõigile sellele omanatskultuurile hoopis nagu näiteks UNESCO võtmes, mille nagu siis võtmesõna säilitamine, siis minu jaoks miks nagu see kontekst ja kompetents rahvatantsus ja pärimustantsus on nii põletav küsimus või nii põletav teema, on see, et kas me mitte tantsupidude suurt ja võimast rituaali ja traditsiooni säilitades ei mängi kaasa globaliseerumisprotsessile. Selle põhjuseks on ühtlustamine, võistlussüsteem, kõik tantsivad ainult autoriloomingut peamiselt, sinu rahvarõivad ei ole sinu ihalpannaga seotud rahvarõivad, kõik see asi. Et siis siin ongi nagu see küsimus, et kui me vaatame asja, kas folkloorini poolt või kuidagi mingisuguse rahvakultuuri säilimise koha pealt, siis on see küsimus, et kuidas samal ajal luua neid kontekste või lisada kompetentsi nendesse kontekstidesse, mis tegelevad selle mitmekesisuse säilitamisega. See on ja siiski võib-olla see ei ole meie ajast, aga kui nüüd vaadata tagasi, et mis oli näiteks eelmise parajase tantsu 40-ndatel Puhas Lõuna-Saksa koopia, et kus seda tantsumaterjali nii kusagil peab saama. 90-ndatel lõpp sa lähed Rootsi, seal on siuke pool prof 2-3 vahel hästi intiimne ilus tantsurühm ja no ära Ungari tantsu peaaegu sama, mis meie olime teinud, et see teeb tõesti igav, aga eks seda nii ajaloos arengi olnud,
ja täitsa teadlikult need sellised tantsud Soomes ka, käisime küll orgaga, see on teatud trikki, et umbes kell 9:30 sa pead naiste rea ees tantsupäeva keerutama, siis ütleme väljas saab hea tantsija, siis 10.11 halvad naised tantsuväe küsivad ja siis